Tere taas! Tänases saates võtame taaskord vaatluse alla ühe vana maja, mis erineb üsnagi palju tüüpilisest palkmajast. Tähelepanelikud võiksid olla just need vaatajad, kellel on silikaatelistest eramu. Saates tulekul inspekteerime ehitusinsener Üllar Aleviga silikaatmaja. Saame teada, kas ja kuidas soojustada silikaatmaja, mille sees on palksein. Räägime karkassmajade karkassivöö niiskuskahjustustest. Silikatellis on olnud omal ajal populaarne ja suhteliselt odav ehitusmaterjal, mistõttu võib Eestis ringi sõites silikaadist maju kohata igal sammul. Minu hinnangul on see tegelikult hea materjal, mida oli lihtne toota. Sisuliselt iga külamees oskas seda ka laduda ja see kannatas ka kalluriga laadimist. Ühesõnaga kalluri peale laeti siis suur kogus kive, see kallati õue peale maha. Okei, mõned kivid läksid katki, neid sai kasutada nurgas või kuskil seotistel. Et ka suhteliselt vastupidav materjal, ka ilmastikule üldjuhul peab hästi vastu. Et hea materjal, aga kõik sõltub, kus seda kasutada. Silikaateramute massiliseks ehitamiseks läks pärastsõjajärgsel perioodil, kui oli käes pakiline eluaseme puudus. Sellel ajal ehitatud majade seinakonstruktsioone on väga palju ja erinevaid. On näiteks variant, kus silikaatellis moodustab kandva ja mitmekihilise seina. On tehtud ka selliseid seinu, kus silikaat on ainult vooder ja sees on sootuks midagi muud. Üks variant on, et kui ongi puhtalt silikaadist tehtud, siis ei ole seal all mitte midagi. Teine versioon on see, kui on ehitatud kahekihilisena, siis seal kahe kihi vahel on saepuru tõenäoliselt. Olen kohanud ka turvast. Ka nii saab. Kolmas variant on see, kui elamu on ehitatud puitkilpidest, ühesõnaga laudis, mille vahel on saepuru ja siis on viimistluskihiks silikaat. On tehtud ka vastupidi, ehk silikaat on kandev kiht. Need puitkilbid on siis viimistlus- või soojustuskihiks. Siis on loomulikult ka see versioon, et on vana palkmaja ja see on kaetud silikaadiga ja loomulikult neid kombinatsioone on veel. Kes kuidas oskas? Silikaatmaju on ehitatud igasuguseid. Üks osa nendest on aga just selliseid, kus silikaatvoodri taga on peidus tegelikult vana palkmaja. Just nagu see maja siin. Nõukogude ajal liikus ringi palju arhitektide koostatud individuaalelamute tüüpprojekte, mida majaehitajad ise oma soovi järgi tihti kohendasid. Ka meie inspekteeritav maja on ehitatud tüüpprojekti järgi 1970. aastatel. Kuigi omal ajal oli tegemist igati popi ja kaasaegse elamuga, on nüüd vaja hoonet natuke remontida ja kaasajastada. Maja omanike sõnul on hoone põhiprobleemiks see, et talvel on maja külm. Seega tuvastame maja põhiprobleemid ja püüame selgusele jõuda, kas ja kuidas on võimalik sellist maja ka soojustada. Üllar, me seisame nüüd selle maja ees. Kuidas sulle esmapilgul tundub, et millised selle maja põhilised probleemid võiksid olla? Ühest küljest on antud hoone tehtud hilisemal perioodil ja kehvema ehituskvaliteediga, aga teisest küljest on kasutatud tüüpprojekti, mis näeb ette keldrikorruse ja kõrge sokli. See tähendab, et võrreldes vanemate majadega ei ole siin niiskusprobleeme. Ehk siis niiskus ei jõua eluruumideni ja seetõttu ei ole ümber majaga vajalik pinnast planeerida, vähemaks kaevata, nagu on probleemiks paljudel vanematel majadel, kus sokli kõrgus on alla 20 centimeetri. Sokli juures teeme ka esimese peatuse ning vaatame üle fassaadil ilmnevad probleemid. Alustades maja alumistest konstruktsioonidest on siin näha kõrge sokkel, mis on valatud lihtsasse laudadest raketisse. Laudade jäljed on siin näha, teisel maja poolel on isegi rohkem näha neid jooni, ehk kvaliteet on seal veelgi kehvem. Teisest küljest on siin näha vundamendi sees augud, mis on tingitud kehvast betooni kvaliteedist, lihtsalt kivid on siit sademete ja külmade mõjul juba ära langenud. Ja sellist soklit tuleks lihtsalt viimistleda, krohvida need augud täis ja katta ühtlase krohvikihiga.
Nagu me eelnevalt juba rääkisime, siis silikaatmajade põhiprobleem on võib-olla see, et nad on külmad ja et kuidas neid soojustada. Ja? Et siin me nüüd oleme selle silikaadi ees, et kuidas sa siis soovitad sellist maja soojustada? Ma alustaks sellest, et ma juba tean, et siin silikaadi taga on tegelikult palksein ja soojustamist tasukski vaadelda lähtuvalt sellest, mis maja kannab. Mina oletan praegu, et see silikaatvooder ongi ainult vooder, mis ei kanna maja. Ja kui hakata siia peale soojustust panema, siis meil tekivad mitmed probleemid. Oletame, et me paneme siia 10 sentimeetrit soojustust peale. See soojustus algab siit astmest, siis on ilmselge, et külm liigub kergema vastupanu teed ehk siia sokli müüritisse, vundamendi müüritisse ja siia taha silikaatvoodrisse. Ehk sellest peale pandud soojustusest läheb soojus lihtsalt mööda või külm teisest küljest võttes. Kui me vaatame siia ülesse poole aknapõskesid, siis siia peale me saame selle soojustuse panna, aga siia aknapõsele me soojustust panna ei saa, kuna see jääks aknale ette. Seega külm jällegi läheb lihtsama vastupanu teed, läheb siit aknapõsest sisse ja jõuab tuppa või siis ehitusfüüsikaliselt rääkides soe tuleb siit välja. Jaa, aga tegelikult ma tahtsin näidata sulle, Üllar, et siin on ju üks tellis on siit ära tulnud ja siit me näeme, et seal taga ongi seesama palksein ja ma tean ka nii palju, et see palkmaja on siit kunagi teises kohast siia veetud. Et ei ole lihtsalt palkidest ehitatud sein, vaid vana maja on siia sisse pandud tegelikult. Üks võimalus selliseid peidetud konstruktsioone näha ongi sellised vigastatud kohad, augud. Neid võib tekitada teadlikult, tahtlikult, aga antud juhul on see olemas ja ma saan siia käe sisse pista ja mis ma siit avastan. Silikaatvoodri taga on suurusjärku 7 sentimeetrit õhuvahe ja siis on tavapärane palksein, varad. Ehk siis teisisõnu, siin silikaatvoodri taga on veel õhuvahe, kuhu külm tõenäoliselt satub ka ülevalt sisse. Seega välispidine soojustus on veelgi mõttetum. Arvestades, et seal taga on õhuvahe, mis on tühi. Aga oluline on tähele panna selliseid vigastusi, puuduvaid kive või isegi võib-olla pragu, et siit järgmine kivi on ka lahti, mis tuleb tegelikult lihtsalt ära ja nii mõneski majas saab nii aimu, mis on seina sees. Me seisame sobivalt siin just aknaavade juures ka ja tegelikult omaniku üks küsimus oli see, et kas on mõtet aknaid tuua ettepoole ja kas see üldse on võimalik sellise maja puhul? Vaadates nende akende paiknemist praegu, siis minu hinnangul on nad praegu õiges kohas palkseina tasapinnas, mis ongi seina soojapidav kiht. Kui tuua need aknad siia väliskihti, mis on visuaalselt ilusam, siis tekib ümber akna külmasild ja toas muutub veelgi külmemaks kui praegu. Kui aga kaaluda maja soojustamist, siis ilmselgelt on mõistlik tuua aknad soojustuse tasapinda. Oletame, et see soojustus tuleb siia peale, siis aken peaks olema selles samas tasapinnas ja lõppema kas tuuletõkkega samas tasapinnas, ükskõik kes alumises või pealmises pinnas. Läheme ringkäiguga teisele poole maja ja saame teada, et juhul, kui tahaksime maja antud kujul väljaspoolt soojustada, on räästad selleks ebasobiva laiusega. Vaadates siin hoone tagakülge, teine külg on küll sarnane, aga vahelduse mõttes alustame sealt ülevalt. Vintskapil on räästa laius umbkaudu 30 sentimeetrit, mis on sellisele majale piisav, aga tulles siia allapoole, siis põhikatuse osa räästa laius on ligikaudu 15 sentimeetrit või koos eterniidiservaga 20 sentimeetrit. Kui me lisame siia peale 10 sentimeetrit soojustust koos lisakihtidega, siis räästa laiuseks jääb meil 0, mis on sellisele majale ilmselgelt vähe ja sademed hakkavad seda ükskõik, mis viimistluspindsega ei ole, seda pinda kahjustama. Seega antud juhul, kui me tahame siia peale soojustust lisada, siis me peame komplekti võtma ka katuse vahetuse ja räästa pikendamise. Läbimõelda tuleb kindlasti terve maja, aga erinevus võib tekkida just nendest soovitustest. Et võib-olla me pärast jõuame soovituseni, et võtta see tellisvooder ära, siis meil on siin juba 15 sentimeetrit ruumi, meil jääb 15 sentimeetrit räästast alles, kui me lisame siia 10 sentimeetrit soojustust selles vana tellisvoodri asemele. Meil on kõik külmasilla probleemid lahendatud, katus võib jääda samaks ja ongi maja soe. On aeg majja sisse minna.
Tubades avastasime põranda, mis ilmutab vajumise märke ning seinad, millel on näha vee läbijooksu jälgi. Siit on nüüd tapeet eemaldatud ja siin on erinevad tapeedinäidised erinevast ajastustega, aga siit alt on siis, mis see on? Heli järgi kuulsin ja välisilma järgi on ka näha, et see on tavaline vineer, küll kehva kvaliteediga, aga siit nurkadest on näha, et siin vineeri all on tegelikult samuti tapeet. Ehk see vineer on hiljem siia lisatud. Põhjus ei ole jällegi teada, kas alussein sai niiskuskahjustusi või olid mõned muud põhjused, aga siin on samuti näha ulatuslikud veejäljed. Siit on kas läbi sadanud või on mingil põhjusel siin vesi kondenseerunud või on üleval olnud veeõnnetus. Kui me siia lakke vaatame, siis siin on samuti veejäljed näha. Seega tõenäoline on läbisadamine, värv on siit eemaldunud, papp on tumedaks tõmmanud ja värv kobrutab. Seega mingil perioodil on siin üsnagi märkimisväärselt vett läbi sadanud. Aga siin tõenäoline ehitusjärjekord võiski olla selline, et siin näha olev palksein kaeti pingupapiga, mis on siis see materjal. See omakorda kaeti tapeediga. Nüüd juhtus mingi veeõnnetus, seda taheti varjata, pandi peale vineer, mis omakorda kaeti tapeediga ja jällegi tuli vett ja on uued veejäljed. Probleemi ühesõnaga ei lahendatud, ainult püüti varjata. Kui nüüd seda seina korda teha, siis tuleks kõik see kiht siit maha võtta ja vaadata, mis seisus palk on ja siis mõelda edasi. Mina alustaksin siserenoveerimistöid üsna sageli sellest, et kõik viimistluskihid, sealhulgas see pingupapp, tuleks palgilt maha võtta. Siis on selge, mis olukorras on palk, kui palju tuleb teha asendustöid, tugevdustöid ja seejärel arutada arhitektiga, milline siseviimistlus võiks siis edaspidi tulla. Niimoodi, siit saab nüüd siis pööningule ja pööning jääb tegelikult nüüd, pööninguluuk on selline. Minu jaoks insenerina on selliste luukide läbimine väga huvitav, sest sealt luugi tagant selgub, kas katus on korras või mitte, ehk kui suur on meie tegelik tööde ulatus. No aga palun siis, et võid minna ja vaadata. Kas siin valgust ka on? Siin on katuse konstruktsiooniks siis hõre roovlaud, selle peal on tõrvapapp, siis on uuesti abiroovid ja eterniit. Sellise konstruktsiooni probleem on selles, et kui eterniit hakkab kuskilt läbi sadama, siis me tegelikult altpoolt ei näe, kust see läbi sajab, sest piki seda tõrvapappi liigub läbi sadanud vesi allapoole ja valgub kuskilt mujalt välja. Samas kaasaegsed katused tehaksegi täpselt niimoodi, et on aluskate ja siis on katusekate. Kas see katus vajaks väljavahetamist praegusel hetkel või ta ikkagi toimib edasi mõnda aega sellisena, nagu ta on? Minu hinnangul toimib see katus veel edasi ja väljapoolt vaadates oli eterniit suhteliselt heas korras. Ringkäigu lõpuks selgus, et maja kandekarkassiks on korralik palksein maja alumises osas. Seda võib näha ka pildilt, kus paistavad katusesarikad toetumas palgile ning ka maja räästa all olevast august. See aga tähendab omakorda seda, et antud maja puhul võib silikaadi vabalt eemaldada ning lisada palkmajale soojustuskiht ja vooder. Ma näen, et siin on korralik kandev palksein olemas. Siin on olemas ka vanemaid säilinud ja kasutatavad muid puitdetaile, nagu vahelaed, põrandad, katuse konstruktsioon, siis odavamalt saab siiski niimoodi, et võtta see maja korraliku renoveerimise alla ja sellest saab asja. Mis selle maja põhilised probleemid olid, et mis sa nüüd ringkäigu ajal nägid? Alustades altpoolt, siis vundament on meie karmi kliimamõjul mõnevõrra murenenud ja vajaks krohvimist, et täita need praod, mis on tekkinud. Liikudes kõrgemale, siis põrandad olid läbi vajunud, tuleb eemaldada kattekihid ja kontrollida, miks on põrandad vajunud, kas põrandatalad on läbi mädanenud või on muud põhjused ja need siis korda teha. Seinteni edasi liikudes on peamiseks probleemiks soojapidavus, millest
juba rääkisime, tuleks eemaldada silikaatvooder ja soojustada. Kui tahta säilitada silikaatvooder antud majal ja säilitada arhitektuurne välimus, siis loomulikult saab seda suvemajana edasi kasutada, aga talvel soojaks kütmine on sama raske kui siiani. Kui esimene korrus on ehitatud palkidest, siis maja teine korrus moodustub puitsõrestikust, mille vahel on saepuru. Viimistluseks on kasutatud vineerplaati ja tapeeti. Liikudes teise korruse seinte või katuslae juurde, siis kuna tegemist on puitkilpidest sõrestikseinaga, siis selle soojapidavus ei ole kõige parem ja tuleks planeerida täiendavaid soojustuse kihte. Kui tahta seda eriti hästi teha, siis minu hinnangul on kõige lihtsam teine korrus eemaldada ja ehitada uus puitsõrestik. Loomulikult ei ole see kõige odavam, aga nii saab kõige parema tulemuse kõige lihtsamini. Kui tahta seda konkreetset maja paremini soojustada, siis on võimalus puitkilpide välisküljele ja lae peale lisada täiendav soojustuse kiht, aga see ei ole kõige terviklikum, kuna need puitkilbid jooksevad katuse alla välja ja seal ei ole täiendavat vahet. Ilma katust vahetamata ei saa terviklikku kihti lisada. Ja mida teha vintskappidega, et saate nimi vintskapist Soklini, vintskappidest pole eriti rääkinud, aga siin nad on nüüd, eks üks on ühel pool, teine teisel pool. Sellel majal on klassikalised suured vintskapid ja iseenesest vintskappide soojustamine on lihtne. Piisab laudvoodri eemaldamisest, sobiva soojustuskihi lisamisest ja uuest laudvoodrist. Loomulikult vintskapi mõõtmed ja proportsioonid mõnevõrra muutuvad ja tuleks mõelda ka vintskappi katva katuse pikendamisele. Kui me nüüd annaksime nõu nendele inimestele, kellel on silikaatellistest maja, et nad elavad sellises majas, et mis see nõu võiks olla siin soojustamise koha pealt? Esimesena tasuks üle vaadata, et kas see silikaadikiht on ainult voodrikiht või on see ka kandev konstruktsioon. Seda näeb kõige paremini räästast, et kui sarikad toetuvad palgile või siis puitkilpidele, siis võib suure tõenäosusega eeldada, et silikaatvooder on ainult ilu pärast sinna laotud ja ilmastikukindluse tagamiseks. Kui silikaatmüüritis etendab ainult välisviimistluse rolli ja ei kanna teisi konstruktsioone, siis võib selle eemaldada. Sealt tekib küll suures mahus kivisodi, mis tuleb kuskile utiliseerida või taaskasutada, aga minu arvates on see siiski parim lahendus ja siis paljandub allolev palksein või puitkarkass, mille peale saab juba lihtsa vaevaga kinnitada soojustuse kihid. Teisest küljest saab ka hinnangu kandekonstruktsioonile, mis ennem oli peidus. Ja kui sealt nüüd edasi minna, siis soojustada saab juba üsnagi klassikaliste jooniste järgi, mida leidub paljudes käsiraamatutes. Aga kui nüüd on selline variant, et see silikaat peab jääma, siis mida teha sellise seinaga? Kuidas sellist soojustada? Ma ei julge küll soovitada, aga olen näinud, kus süstitakse sinna kahe seinakihi vahele, ehk siis teisisõnu silikaatvoodri taha polüuretaanvahtu. See täidab selle pilu ja etendab siis soojustusmaterjali rolli. Kui hästi see niiskustehniliselt toimib, sõltub ilmselt konkreetsest majast. Samuti sõltub see sellest, kui osav on paigaldaja, ehk kui hästi saab see vahe täidetud või kui palju jääb sinna tühimikke. Kui on silikaat ja silikaat, nagu sa ühe näite tõid, et selline sein oli sul kunagi ette tulnud, et 2 korda silikaat tellist, jah? Jah, 2 korda silikaat. Sellise konstruktsiooni sees või 2 silikaadikihi vahel on saepuru, mis on üldjuhul ära vajunud ja suurim probleem seisnebki selles, et kas seda saab kuidagi asendada või jääb ainukeseks võimaluseks lihtsalt saepuru juurde lisada, et see vahe oleks kuni ülemise servani täis. Saepuru eemaldamine, ma ausalt öeldes ei kujuta seda ette. Kas selline maja saab üldse soe olla? Saab ikka soe olla. Välimise silikaadi kihi külge võib kinnitada
roovlatid ja lisada sinna vahele soojustuse ja viimistluskihid. Ja ma arvan, et see on täiesti toimiv lahendus. Sekka nüüd natukene uuemat tüüpi hoonetest. Nimelt tuleb meil kohe juttu karkassmajadest ja karkassivöö vahetamisest. Karkassmaja näol on tegemist nii-öelda kaasaegsema ehituskonstruktsiooniga, millist tuleb erinevates Eesti piirkondades tihti ette. Kui palju leidub selliseid karkassmaju meie maapiirkondades? Tuleb üsna palju alevites, just kus on 60-ndatel ehitatud majad, et palkarhitektuur ja selline palkmaja ehitus on nagu varasema ajastu teema. Kui tulid saekaatrid, siis on loomulikult lihtsam ehitada materjalis, mis on mõõdus ja mida sa saad korrektselt nagu püstitada ja siin on omaette tapid ja natukene ühendustehnoloogia on teine, aga see nüüd on kaasaegne ja uuema ajastu nagu ehituskonstruktsioon on ikka karkassmaja. Karkassmajade üheks suureks probleemiks on aluskarkassi niiskuskahjustused. Nii ka sellel 50ndatel aastatel Edgar Velbri projekti järgi ehitatud rekonstrueeritaval eramul. Antud juhul on omanikul oli üks halb üllatus rekonstrueerimise käigus, et alusvee oli tõsise kahjustusega, et pruunmädanik on juba siit pool või rohkem sellest alusveest kahjustunud. Ja probleem tekkis sellest, et sokkel on kõrge ja põrandat ei tahetud kõrgemaks viia, siis põrandasoojustus oli pandud selle betoonvundamendi või nii-öelda kivivundamendi peale, aga hüdrolasatsioon ei ulatunud toani välja. Ja seal ei olnud ka tuulutust, et tekkis külma sild, kondentsvesi ja see ei tuuldunud välja. Ja eks siis ajapikkuse lihtsalt see niiskus kahjustas puitu, et antud maja on 63 aastat vana, üsna noor, peaks olema veel pikk iga tal veel nii-öelda teenida, aga peab vahetama alusvöö ära, et siiski on tegu ehitustehnilise veaga ja siit tuleb ka seinte ja katuse vajumine, mis meie konsultatsiooni käigus näeme ka selle vajumise ära ja siis viitame omanikule, et probleem tuleb konstruktsioon avada ja leida see kahjustuse kohta. Me oleme üle poole jõudnud vahetada, et kui sellest tehnoloogiast rääkida, siis me tõstame maja üles, ennem jäigastame ja tagame stabiilsuse, et ta tõstmise ajal ei liiguks kuskile. Ja tasandame vundamendi peale siis pinna, paneme uue hüdrolasatsiooni lindi ja vahetame alumise vöö ära. Antiseptikuga immutame seda veel, et seal mingisugune elu enam bakterid ja pruunmädanik ei tuleks ja laseme maja alla tagasi oma endisele kohale. Nii et see on kõik võimalik, et see ei ole probleem, ühesõnaga lahendamatu probleem, see alumine vöö. Kindlasti, et kui selline asi ette tuleb, et siis alusvöö vahetus tuleb ette võtta ja teha seda nii, et järgmise etapiga kestaks maja kauem kui eelmisega ja tuleb see külmasilla probleem ka kõrvaldada. Aga kuidas nüüd sellel majal see külmasilla probleem siis lahendatakse, on see teada? Tänapäeval saab väljaspoolt soojustada, et see nii-öelda kastepunkt ei tekiks enam sinna puidu sisse, vaid nüüd välimise soojustuse sisse. See siis ei kahjustugi puit, et see on praegune lahendus. Vaata, mis see siin on, et see on ka selle maja juurde kuulunud. Ja see oli, kuna siin olid alt tuulduvad põrandad, siis see on nüüd tuulutusaugu rest. Paistab, et korrosioon on selle nüüd ära nii-öelda hävitanud. Aga sellega on nüüd nii, et kui on alt tuulduvad põrandad, siis varakevadest kuni hilissügiseni peaks olema tuulutusaugud lahti, et maja alune saaks ventileeritud ja niiskus välja viidud. Sügisel kinni, et talvel hoida natukenegi sooja ja seda õhu liikumist. Et panen südamele, et maja omanikud järgiks seda iga aasta, sest maapinnast tuleb niiskus, tahab kuskile välja minna või ta jääb muidu kas põranda soojustuskihti kinni
või hakkabki mädandama alusvööd. Sellised restid on rohkem siis vanematel majadel või? Jaa, tänapäeval võib kohata kaasaegseid ventilatsiooni väljaviike, püstised torud või majade vundamendi servas. On igasugu lahendusi neid ja väga ilusa disainiga. Aga et ma olen kindel, et enamus ei tea, et neid peaks kuidagi seal reguleerima vastavalt aastaajale. Enamus ei tea ja tõesti oleme näinud ka majaomanikke, kes ütlevad, et ma ei ole neid kunagi lahti teinud ja need ongi kinni. Et pigem olgu nad lahti. Tänases saates saime siis teada seda, et kui otsustada maja olukorra üle, tuleb kõigepealt vaadata maja pealispinna alla. Kohtume järgmisel nädalal.